Tere hommikust ka minu poolt. Hea on võtta järgi üle Sirje sellisele ülevaatele, mis siis tähendab meisterlikkust ka sellisel teelkonnal, kui juhtub nõnda, et ma satun omastehooldaja rolli. Taustaks aga nii palju, et seoses dementsusesse haigestunute arvu suurenemisega järgnevatel dekaadidel on rõhutatud, et see toob kaasa väljakutseid kõikides riikides. Nagu te näete selle slaidi pealt, siis prognoositakse juba lähima 30 dekaadi jooksul, et Euroopas on 18,6 miljonit dementsusega inimest. Loomulikult, kui on inimesel dementsussündroom, siis vajatakse ka kõrvalabi, sest progresseeruva dementsussündroomi korral või haiguse korral kaotab inimene oma sõltumatust. Ja nõnda saavad lähedastest omastehooldajad. Arvukates uuringutes on rõhutatud, et dementsusega lähedase eest hoolitsemisega kaasneb suur hoolduskoormus, kogetakse teadmiste, oskuste puudumist, eriti siis, kui pole seda varasemas eluetapis olnud või kui oma elukutse ei ole seotud nende teemadega. Mõjutab negatiivselt heaolu see, et kõike kuhjub nii palju ja kogetakse ka nii üksijäetust, kurbust, viha ja ka süütunnet. Kirjanduse andmetel tuuakse välja ja nõnda on ka mujal maailmas väga igapäevane tegevus, milleks on siis tugigrupid dementsusega inimestele või nende lähedastele, kus siis saadakse erinevaid toetusi. Eestis on paraku nõnda, et meil on pikaajaline hooldus seotud tugevalt, rõhutaks just tugevalt perekondliku vastutusega. Mis puudutab dementsuse temaatikat, siis varasem teadusprojekt, kus osales 8 riiki, mille seas siis ka Eesti, toonitati, et võrreldes teiste riikidega on Eestis juurdepääs dementsusega inimestel, nende lähedastel 2-3 korda madalam teenustele ning omastehooldajatel oli suurim hoolduskoormus. Ja 2016. aastal, kui mina sisenesin sellele oma uurimisväljale, ei olnud Eestis olemas veel regulaarset psühhosotsiaalset toetust, nõustamist, koolitusi dementsusega inimeste lähedastele. Nõnda siis sai mõeldud, et oma doktoritöö ma fokusseerin just selle valdkonna arendamise peale. Slaidil on ära toodud siis selline raamistik, milles ma oma doktoritöö ülesehituses lähtusin ja mida mööda ma kulgesin. Eesmärgiks oli arendada tugigrupi formaat, luua tugigrupid ning selgitada, kuidas tugigrupid toetavad võimestamist nii mikro, makro kui mesotasandil. Ja tegemist oli kvalitatiivse uurimisviisiga, mille raames toimus osalustegevuse uuring. Ja kui osalustegevuse uuringut iseloomustada, siis ma ütleksin nõnda, et tegemist on oma olemuselt koostööpõhise uurimisviisiga. See on dialoogiline, ta on proaktiivne sekkumine, kus väga olulisel kohal on grupidünaamika ning uute teadmiste loomine, kus siis selle teel püütakse esile kutsuda sotsiaalseid muutusi või siis eelnevalt määratletud probleemile lahenduse leidmine. Ja kuna ma rõhutasin seda grupidünaamikat, dialoogilisust ja sellist protsessipõhisust, siis sellel teekonnal ma olen väga tänulik, et minuga koos oli mittetulundusühing eludementsusega. Sellel slaidil on kuvatud siis osalustegevuse-uuringu etapid, mis siis mõtteliselt saab jagada 3. Osalustegevuse uuring kestis kokku 32 kuud
ja kus ettevalmistusperioodil toimusid mõtterünnakud ühingu liikmetega, sai tehtud kohtumine omastehooldajatega, mida tagantjärgi saab mõelda, et see oli justkui selline proovi tugigrupp. Seejärel kogusin lähedaste kogemustele tuginevad narratiivid ja nende analüüsil selgus, et me peame astuma järgnevad sammud ja tegema need tugigrupid, sest lähedased peegeldasid, et nad on tõesti üksi oma murega. Kuna sellel ajal, kui mõtleme, et aasta oli 2016 ja 2017, siis dementsuse temaatika oli väga vähe kajastatud Eestis. Seetõttu alustasime siis esimeste tugigruppide ellukutsumisega 2017 aprillis, kus esimene kord osales meil siis 47 lähedast. Liikusime edasi sellel teekonnal, et meil oli vaja siis rohkem tugigrupi juhte, avasime järgnevaid tugigruppe ja me jõudsime nõnda oma sellise lõpufaasis, kus ma ütlesin, et nüüd me sulgeme selle osalustegevusuuringu, et me oleme saavutanud järjepidevuse hetkel, kui aasta oli kätte jõudnud 2019 ja maikuu ning meil oli olemas juba 17 tugigruppi ning me käivitasime uut 4 tugigruppi. Sellel perioodil, kui osalustegevusuuring kestis, sai kogutud väga mitmeid erinevaid andmeid. Peamisteks sihtrühmadeks olid omastehooldajad, ka tugigrupi juhid ja ka osalustegevusuuringu raames moodustatud juhtrühm. Ja just selle jaoks, et saada sisendit, kas me oleme õigel teel, mida me saaksime muuta, mis on õnnestunud ja millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata. Kui uuring oli läbi, ma mõtlen siis osalustegevusuuring, siis sai intervjueeritud selle aasta pärast selle lõppemist ka poliitikakujundajaid ja küsitud nende peegeldust, kuidas nemad mõistavad, mis oleks siis poliitilisel tasandil võimalik teha omastehooldajate jaoks, et nende psühhosotsiaalset tuge neile osutada. Ja tulemustest. Omastehooldajate narratiividest selgus, et sageli tõlgendati lähedasega seonduvaid muutusi kui loomulikku vananemist. Ning see võib olla ka üheks põhjuseks, miks oma lähedase murega pöörduti arsti juurde alles siis, kui juba olid funktsionaalse võimekuse tõsised langused ja inimene tõesti ei saanud igapäevaeluga enam toime tulla nii hästi kui varasemalt. Suurimat hoolduskoormust kogeti, kui puudus varasem hoolduskogemus üleüldse. Ja peamiselt tekitas muret nendel inimestel siis see, et kuidas ma tagan oma lähedase turvalisuse, missugused oleksid infotehnoloogilised abivahendid näiteks, et ma saaksin olla kindel, kus ma leian oma lähedase, kui ta on ekslema läinud kodust. Samuti sooviti nõuandeid, et kuidas mil viisil on kõige õigem, kõige parem toetada oma dementsusega inimest või lähedast, kuidas temaga suhelda ja missugused on need tegevused, et ma saaksin veel säilitada selle inimese sellist kognitiivset võimekust nii palju, kui seda veel on. Ehk mis oleksid need tegevused, mis stimuleeriksid tema igapäevaelu. Tõdeti, et töö ja hoolduse ühildamine on keeruline. Oli ka selliseid juhtumeid, kus töökoormust tuli vähendada või ka teha otsus, et ma ei ole praegu suuteline sellel kahe rolli vahel ennast niimoodi jagada. Ja lisaks tõdeti, et kui saadi ka küsimused, et kuidas ma edasi kulgen, et mul ei ole tegelikult piisavalt selliseid tugiteenuseid mulle kui lähedasele, mulle kui inimesele, kes ma pean oma igapäevaelu toimetama nõnda, et mu lähedane on kodus, et koduteenuseid ei olnud piisavalt, ei olnud kuskilt saada ka nõu ja tuge. Ning need inimesed olid ka selles olukorras, kus seisti silmitsi, et kas hooldekodusse või jätkata kodus,
aga nad kogesid ka sellist stigmatiseerivat hoiakut just oma sugulaste ringis ja seejärel, kui ka inimene hooldekodusse oli läinud, kaasnes sellega süütunne. Ehk siis see meie hoiakud, kuidas meil oma ümbruses olevatele inimestele peegeldame, mida me arvame, mis on õige või mis on vale. Ehk selline sekkumine oli see, mis omastehooldajad tõid välja, mis neile väga haiget tegi. Ja loomulikult toodi välja see, et väga tähtsal kohal on see, kui on kogukond ja märkamine, et ma räägin siin nii naabritest kui ka politseist, kes neid lähedasi tagasi tõi, kui nad ekslemas rännakutel olid. Siin on väikene ülevaade sellest mustade täpikestena, kuidas osalustegevusuuringuga sai kulgetud, et me saavutasime siis 17 tugigruppi ja kõrval on siis käesolev hetk, kus need mustad ja heledad kohad on segunenud ning näiteks selle aasta jooksul on siis see maastikul olukord muutunud ning COVID tõi meile selles suhtes hea sisendi kaasa, et meil on ka praegu siis tugigrupp olemas, mis on üle-eestiline ja veebipõhine. Ehk siis me tegelikult selle peale sellel hetkel ei mõelnud, kui me seda organiseerisime kõike. Oma doktoritöö raames me siis sõnastasime koos ühinguga nii selle, missugune on tugigrupi formaat, missugused on põhimõtted, missugused on tugigrupi jätkusuutlikkuse eeldused ka. Ja saab tõdeda seda, et see võimestamine indiviidi, kogukonna ja poliitilisel tasandil on omavahel koostoimes. Indiviidi tasandil, kasutan sinu mõistet, Sirje, siia sinu lahkel loal, et see meisterlikkus, kui saavutatakse sellel toel, mis on osutatud psühhosotsiaalse sellise toetuse najal oma nende inimeste keskel, kellega sa oled seal tugigrupis, kui ka siis ekspertide ja spetsialistide toel, kes tugigrupis toetavad ja nõu annavad, kui ka selle julguse najal, kus julgetakse rääkida oma kogemuslugusid ja sekkutakse ja kajatakse seda teenuste osutajatele, missugune vajadus tegelikult on, et muuta seda situatsiooni, kus me silmitsi oleme, et oma lähedastel oleks siis parem. Ettepanekutena ma toon välja kindlasti selle, et meil Eestis peab tulema dementsuse strateegia rakenduskava, et süstemaatiliselt tegeleda murekohtadega. Vaja on diagnoosimise parendamist ja mälukliinikute loomist, kus töötaks erialade vaheline meeskond. Loomulikult, kuna ravi ei ole, siis rõhuda rohkem teadmisi, panustada teadmiste andmistele just mittefarmakoloogiliste meetodite osas, nõustamise osas, perede nõustamisel ja toetamisel ning ka mõelda selle peale, et astuda järgmisi samme, mitte ainult mõtlemise tasandil, et missugused oleksid need toetavad koduteenused, vaid tõesti ka, et need koduteenused luuakse, et need oleks kättesaadavad, et meil oleks ka palliatiivne meeskond, kes käib kodudes ja toetab neid lähedasi, kes on oma elutee lõpul oma sugulaste või lähedaste juures. Ja kindlasti on oluline, et dementsust mõistev kogukond ehk dementsussõbralikkus saaks igapäevaseks mõistmiseks tavainimesel, ma ei räägi siis professionaalidest. Aga ma tooksin siin ühe mõtte, mida ma tahaks teiega jagada, mis on siis kahe tütre peegeldustest. Ja need on sellised. Minu jaoks on nii väga oluline see, et ma ei jääks oma murega üksi ja oleks mõistmist. Selles mõttes on tugigrupp suurepärane võimalus olla omade keskel ning saab teadmisi ja tuge. Aga see on ainult 2 tundi kuus. Ülejäänud 30 päeva tajun, et ei osata suhtuda ega suhelda dementsusega inimesega. Ju siis on lihtsam teda justkui mitte märgata, et ta on läbipaistev või nii. Selle asemel, et kas või naeratada talle. Ma olen mõelnud selle peale, et kust see arusaam ja sõbralikkus tuleb, kui ei teata. Ega me ei afišeeri ju seda, et meil on see haigus. Ja see oli ka üks teema, millega me vennaga väga vaiglesime. Mina ütlesin tuttavatele, et emal on Alzheimer. Ja siis oli vend pahane, et miks sa pead seda ütlema. Aga sellepärast, et siis on meil lihtsam mõista neid ema veidrusi ja ka nemad saavad seda aktsepteerida. Kuidas nad sellesse suhtuvad, on juba nende asi. Aga sina oled andnud võimaluse neil aru saada, et see on ikkagi haigus. Et see on see, et kui ei teata,
siis ei osata ju ka sõbralik olla. Suur tänu loomulikult Elu Dementsusele, ühingule Dementsuse Kompetentsikeskusele, Tallinna Ülikoolile ja oma kolleegidele Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist. Aitäh!